nii ja tere tulemast minule austatud vaatajad, vaatame järjekordset videot, mis on seekord unboxingu video ja see on midagi erakordset ja erilist ja teistmoodi, kuna mul oli seekord ainulaadne võimalus ja ma osutusin siis D-Glance Facebooki grupis üheks välja valituks 8 inimesest, kelle seas on sisuloojad ja tavainimesed, kes saab siis katsetada nende vastvalminud külmpress teemasina ja ka nii-öelda kohvimasina siis nagu masinat, kuigi põhifookus on endal teel ja tee tegemisel külmpressitult, siis sellega saab ka kohvi teha. Et meil on siis prototüübid käes ja me aitame siis oma kogemuste ja hinnangute põhjal siis nendel valmistada paremat ja kõikidele klientidele vastavat teemasinat, enne kui see läheb siis nagu tootlusesse ja tuleb ka müüki. Pakend on saanud natukene muljuda ja kahjustada siit-sealt on need augud ja asjad, aga noh, ma usun, et on hästi pakitud, need masin peaks ise terve olema. Ja mul on siin nuga ja käärid abiks, et kuidagi seda lahti nüüd saada. Et D-Glance on siis ettevõte ja see pakk tuli tõesti Hiina sealt ettevõtted, kus nad seda toodavad nagu. Täpsem info ja videoinfos ka ma panen sinna kirja nagu ka nende Facebooki lehe ja need asjad nagu, kus te saate tutvuda nendega ja nende toodetega. Nüüd ma pean mõtlema seda pakki lahti saada, see on hea küsimus. See on niimoodi kokku pakitud, et mul raimuga mitte. Kuidas see lahti saada? Äkki hakkaks siit altpoolt avama, nagu siin tuleb olevat avavus. Nii jah. Siin tuleb vist nuga appi võtta. Nii et noh, vaatame siis. Muidu see on nagu eksklusiivne masina niimoodi, et me vaatame, et siit välja ei kukuks, aga ei kukud vist kuskil. Ja siis TPD tõi meil selle paki nagu ära ka. Nii, ma võtan seda katki lõika. Nii, ois, oota. Ja läks liiga palju papi sisse. Ossa, ois, niimoodi. Ei, oota, näed, hakkab avanema juba vaikselt. Siit pool ka siis. Nii, proovime siis siit. Vasaku käega ma ei ole, aga vaatame, saame vasaku käega kuidagi muusi hakkama. Jääb õppima ka teisi käsi kasutama. Ossa poiss. Nii, me saime selle lahti. Polegi vist vaja rohkem lahti teha. Võime seda välja tõmmata. Nii, et ma pean korraks püsti tõusma. Nii. Olgu peale, vaatame. Ma saan kuidagi kätte või ei saa. Olgu, proovime siis selle kuidagi siia tooli peale saada. Nii, kuidas nagu siit peaks, oota, kas peab siit üldse hoia tulema või? Ma arvan küll, jah. Oota, ma arvan, et ma võib-olla peaksin siit küljed ka veel lahti võtma äkki. Saab selle peamise kasti nagu siit lahti. Üks moment, me oleme hetke pärast tagasi. No nii, me oleme tagasi, ema abiga saime kätte siis selle nagu masina ja nagu te näete, siis see näeb välja vot praegu selline nagu siin. Sellest räägime, näitame kohe mõne hetke pärast. Ja väga hea, on Euroopa pistik, suurepärane. Nii. Ja meil on siin ka ilusasti kujundatud sõnum nende poolt, nii et nüüd vau,
jah, ütleme nii, seda teksti pole natukene raske lugeda, aga annan endast parima, aga siit tuleb nüüd siis ingliskeelne osa. Siin nagu hästi ühesi nagu kunstlikult kujunetud nagu see tähed niimoodi nagu, et on väga ilusas kirjas kirjutatud. There, tea clans promenade. We are delighted to share that you are at the very first to receive a D-Glance machine. How thrilling! This little manual has journeyed from a bold to a working prototype and finally to your hands. Thank you for joining us on this early adventure. Your feedback and impressions mean the world to us. We want to hear all about your experience, whether it's perfect, delightful, yourself as part of the D-Glance family, because you truly are. With heartfelt gratitude and excitement, the D-Glance team built for the people by the people. Ehk siis inimeste poolt on loodud inimeste poole. Andke andeks, seda teksti oli pisut raske tõesti ette lugeda. On natukene häkustunud ka osad tähed ja see on jah niimoodi nii nagu kunstlikus keeles, et oli raske seda ette lugeda, et siin päris nii mõni sõna jäi lugemata, ma annan selle eest andeks. Võib-olla ma saan kunagi nende poolt selle e-kirja teel võib-olla detailsema teksti, mis neil sinna paberil trükitud oli, siis ma saan selle jälle uuesti ette lugeda. Võtan siit lonksu teed ja siis hakkame tutvustama seda masinat. Seekord siis on tegemist hetkel ainult unboxingu videoga. Täna me veel tõenäoliselt tee tegemise juurde ei jõua. Aga eks siin hakkab tulema vaikselt vastu võimalusele ka tee ja kohvi tegemise videosid ja siis me katsetame paljud erinevaid teevariante nagu pakiteed ja siis puruteed ja siis näiteks kohviubadest tehtud kohvi. Mul saadeti ka õpetus, et kuidas midagi teha, mida kasutada. Nii, alustame kõige põhilisemast, et selline näeb välja nende masin. Niimoodi, et siukse kujundusega näeb välja teemasin. Siia taha läheb vesi. Ja siin on nagu miinimumkogus on siis nii palju ja maksimumkogus on nii palju. Siia alla läheb ka midagi, et ei tea täpselt, mis sinna läheb, küll me selle välja nuputame. See toitejuhe läheb
ühendub sinna alla suure tõenäosusega. Ei tundu ka. No midagi siin igal juhul läheb. Jah, ja siis siin peal on juhtpaneel. Ütleme niimoodi, et see masin on siukene, kuidas öeldagi, kõrgtehnoloogiline masin, ma ütlesin omal poolt vähemalt, et tõenäoliselt selle kasutamine vajab natukene õppimist, harjumist ja niimoodi. See on siis loodud siukene nagu, see oleks nagu metall, aga samas nagu plastik, et tundub nagu metallmaterjal, aga samas nagu plastik niimoodi, et või alumiinium, ma ei tea. See on mingi huvitav materjal. Et jah, ja siis, et saab seda nuppu keerates vist saab reguleerida siis neid sätteid siin paneelil. Ossa poiss. Jah, te seda küll ei näe, aga siin masina all on olemas ka siis see ventilaator, siis mis tõenäoliselt jahutab seda masinat või seda süsteemi. Et siin on siukene, näen, et siin on see ventilaator sees ja siis on mingid asjad veel sees vist. Ja, et õhk käiks just läbi niimoodi nagu. Nii. Siis on meil siin muidugi toitejuhe. Niimoodi. Siis on meil siin siin on need masina siis alumine osa, vist äkki, et mis käib äkki sinna alla, masina alla. Siis võtta siukene võrestik on ju ja siis siukene kaanelaadne asi ka. Et ja see vist käib masina alla, ma usun. Et siis kui midagi peaks tilkuma üle minema, et siis ta läheb nagu siia hoidikusse. Ja siis siin on see asi, kuhu sisse saab panna siis teepaki. Sobivad siia siis kõige perfektsemalt sobib siia nagu ringikujulised teepakid. Et ma võin seda tegelikult ka kohe demonstreerida, ma olen kohe tagasi. Nii, ma olen tagasi. Et meil on siin ringikujuline siis teepakk. See läheb siia sisse ja nagu te näete, on see teepakk siis vot siin sees ja ringikujuline sobib siia sisse väga ideaalselt. Muidugi võib hakkama saada ka siis siukse nii-öelda ruudu teepakiga ka. Et see tuleb siia põhjanähtele lükata niimoodi, aga ka see ruuduline teepakk istub siia sisse niimoodi. Ja mulle anti siis soovitus, et kui sa soovid teha nagu kohvi või siis puruteed või niimoodi, et siis panna vist äkki võt siia sisse. Peaks panema ka nagu kohvifiltri, sest muidu siit aukudest tuleb siis kohvipuru või teepaks tulevad läbi nagu. Et seetõttu siis saadate kasutada kohvifiltrit. Kui me hakkame mingit teed või kohvi kunagi tegema lähiajal, siis võtame, ma näitan teile lähemalt, kuidas ja mis käib ja ise proovin küll õppida, et nende Facebooki lehel on juba
olemas nii nende enda töötajate õpetusvideod, kuidas mingit teed või asja nagu teha. Lisaks siis jagavad ja ka juba teised nagu teist kasutajad siis oma kogemusi ja õpetusi nagu ka. Mina siis pole veel kasutamiseni jõudnud, aga ma proovin ka nüüd selleni jõuda. Et see masin jõudis kohale mõni aeg tagasi, et see natuke ootas pakavamist. Nii. Ja muidugi selle masina hind oli märksa küll minu jaoks šokeeriv, et iseenda siukse hinnaga seda masinat küll osta ei oleks suutline ega võimeline. Aga samas jah, arvestades seda, et see masin on nii-öelda kõrgtehnoloogiline, sellega on palju vaeva nähtud ja see on niisugune nagu omamoodi eriline masin, siis no ma usun, et see töö ja vaev on oma hinda väärt, ma arvan. Eks tänapäeval ongi tehnoloogia maksab nagu küllaltki palju, et täishind selle masina on siis $400, mis on päris karm hind minu jaoks, et ja praegu tagasi, mis on kas maikuu või niimoodi, on neil masinal siis soodushind $250, et saab $250 mingi eeltellida või osta. Aga ma ei ole sellest 100% kindel, lihtsalt nii palju informatsiooni ma olen sealt nende lehelt näinud, Facebooki lehelt. Ja siis siin on veel mingine asi. Jaa, see võib olla see aku äkki või. Nii, vaatame korraks siia karbi sisse ka. Jep. Nii see on. Jah, siin on siis siukene suur aku ka päris pirakas. Et ja see alune osa, mis ma teile näitasin, on ju, ma sinna läheb toitekaabel, on ju, tegelikult lähebki. Et me selle pistiku osa ühendame siia aku sisse ja siit akust läheb siis see kaabel. See ots on ju, see läheb siis nagu sinna masina alla siis läheb. Et jah, mul on suur au ja rõõm olla küll üks nende masinate testijatest, aga loodame, et ma ka oma poolt annan piisavalt nagu et olla seda väärt, seda võimalust. Et tuleb leida nüüd üks päev, jah, mida hakkame siis teed ja asju nagu tegema. Ja see on siis külmpress teemasin, mis tähendab seda, et tee valmimine võtab aega, mida rohkem seda teed tahad teha, seda kauem see aega võtab. Et soovitatav on teha siin meil nagu tasside kaupa, et võtab mingi tassi ja tassida ja teed on ju, et nagu mingi 1-2 inimesele niimoodi umbes. Aga kui sa tahad teha rohkem teed, näiteks mingi kannutäie, siis sa võiksid ikka võib-olla isegi mingi tunni jagu oodata või niimoodi nagu, et see on pikk protsess ja muidugi seda ka oma hetke niimoodi 100% täpsusega öelda ei oska. Aga jaa, elame-näeme, jooksvalt vaatame, kui me seda kasutama hakkame. See oligi meil siis unboxingu video, et see on siis D-Glance D-masin, D-masin. Ja et ma loodan, et teile meeldis, aitäh, et vaatasite, et siis see oligi üks uue masina tutvustus, et neid hetkel on ainult mingi umbes 8 tükki on prototüüpmasinaid. Seal oli mingi 30+ osalejat, kes kõik olid huvitatud selle teemasina saamisest nagu, et ja siis seal 8 oli siis osutus välja valituks, üks nendest olin ka mina. Et ja siis meie ülesanne ongi see, et me aitame kujundada oma kogemuste ja
hinnangute ja kõige põhjal, tagasiside põhjal aitama siis nagu seda masinat nagu paremaks ja detailsemaks muuta ja niimoodi, et siis nagu nad seda hakkavad nagu siis tootma avalikkusele müümiseks nagu. Et jaa, no vaatame, kui palju erinevaid videosid me selle masinaga teha siis saame. Et praegu siis see unboxingu video, mõned kord teeme tee ja kohvi proovimisime videosid ja siis võib-olla kunagi tuleb ka üleüldine hinnang ja kogemustest lähtuv video ka. Jah, ja see on siis jaa, et ja siis T-Glance on siis ettevõte. Ja tõesti, vaadake alla infosse ka, ma panen sinna ükest nagu kasulikumat infot ka ja siis võib-olla nende Facebooki lehe ja kõik muud olulised ka, kus te saate ise minna ka. Jälgige nende Facebooki lehte, tutvuda nende tootega, vaadata teiste inimeste kogemusi ja hinnanguid ka ja niimoodi, et näeme, mis tulevik toob. Siis aitäh vaatamast, tõesti ma loodan, et teile video meeldis ja juhul kui teile video meeldis, kas on natukenegi, siis ole nii kena, palun vaadata seda like kindlasti, kommenteeri midagi sõbralikku ja positiivset ka ning olge kindlasti kommentaariumis inimlikud nii minu kui ka paljude teiste vastu. Oleme kõik inimlikud üksteise vastu. Ja kui sa veel palun kanali telja ka, siis palun võtta see väike hetk, et keeda seda video näidata natukene allapoole ja seal on siis subscribe nupukene või niisugune asi. Siis vajutage palun selle subscribe nupukese peale ka ning saage minu kanali teljaks. Oleksin teile selles väga tänulik, kui tahtsite minu kanalit subscribe ida. Ja muidugi ka paha ei teeks see, kui te vähegi tahtsite, siis jagage näiteks minu kanali informatsiooni ka oma sõprade, tuttavate ja lähedaste ringkonnas, seltskonnas ning võib-olla tuleb ka sealt uusi teljaid näiteks juurde. Oleksin ka selles väga tänulik teile. Siis nägemist, ma olen Kunnaljum ning koos meil taas nägemisvideos. Aitäh, et te vaatasite ja nägemiseni!